Välisministeeriumi ette meelt avaldama kavandatava Eesti-Vene piirileppe vastu. Seto lipu alla kohale tulnute sõnul on Eesti oma territooriumisse suhtumiselt unikaalne riik maailmas. Maailmas oleme siis pretsedendi loojad taaskord, sest ükski riik ei ole loovutanud ega kinkinud viimase ehk siis selle perioodi, mis pärast teist maailmasõda on olnud. Mitte jala täitki maad teisele riigile. Ma vaatasin hommikul ja otsisin meeleheitlikult. Mitte ükski. Paljudel eestlastel, muust maailmast rääkimata, polnud usku ka Eesti riigi taassündi. Niisiis on Narva-taguse ja Petserimaa tagasisaamine suuresti eneseusu küsimus. Tegelikult olid pikeerijad rohkem selle vastu, et taas iseseisvunud Eesti Vabariik pole Venemaalt tagasi küsinud Tartu rahuga Eestile kuuluvaid ja jõuga ära võetud Petserimaad ja Narva-taguseid alasid. Välisministeerium ei ole siiamaani väljendanud oma arusaamist, et rahvas ei taha loobuda mitte jala täistki maast, aga seda maad ei ole rohkem ega vähem kui 5,2%. See on Saaremaa suurune maa-ala. Kas homme kingime mõnele sobivale ja uuele ilusale Rootsi kuningapaarile näiteks Saaremaa koos Hiiumaaga? Või miks mitte näiteks Sillamäe siis kinkida ära Ameerika Ühendriikidele? Nemad saavad ilusa kuldse lipu tähekese juurde ja Molikorp on nagunii nende firma juba. Tallinnas kogunesid Islandi väljakule Välisministeeriumi ette piketeerijad, kes avaldasid protesti seoses tendentsiga seadustada ametliku riigipiirina praegu kehtiv piir. Õige piir on kehtestatud Eesti Vabariigile üliolulise Tartu rahulepinguga ja sellest taganemine võrduks demonstrantide sõnutsi riigireetmisega. Vaatamata kujunenud olukorrale ei pea rahvuslased piketi sugugi mõttetuks. Vaatamata erinevatele seisukohtadele on tõde vähemalt praegu see, mida ütleb põhiseaduse paragrahv 122. Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste rahvusvaheliste lepingutega. Seega kahtlust praegu olla ei saa, välja kujunenud on aga kahjuks ka reaalsus. Ometi ei pea korraldajad seda piketti mõttetuks. Ma arvan, et ei ole asjatu. Eelmine kord me suutsime ära hoida riigi reetmise. Ja ikkagi räägitakse veel piirilepinguks, kuigi tegelikult on tegemist Eesti Vabariigi riigipiiri muutva lepingu sõlmimisega. Mida te riigireetmiseks siis nimetate? Eesti Vabariigi territooriumi ära andmist. Üksipulgi uurinud ajaloolane Ago Pajur on sama meelt ja jätab küsimuse suuresti juristidele lahendamiseks. See taust on alguse saanud juba nii kaua aega tagasi ja ajas nii palju muutunud, et raske ongi öelda, milline see taust täpsemalt on. Selge see, et paika pandi ju piir 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahulepinguga. Aga kuivõrd Nõukogude võim selle 1940. aastal sisuliselt lepingu tühistas, siis on küsimus, kuidas nüüd siis Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa seda tänapäeval vaatab. Ja teine küsimus on see, et isegi kui sealt poolt vaadatakse Tartu rahulepingule kui mitte kehtivale, siis kuidas peaksime meie selle peale vaatama? Aga siin ei ole ju meie seas ka üht meelt. Küll räägitakse Tartu rahust, aga samas lepitakse status quo'ga ja arvatakse, et võib-olla see nii peakski olema. Mis te arvate? Nii ta paraku on, jah. Aga muidugi Tartu rahust niimoodi rääkida ilmselt ei ole hästi võimalik, et kõiges muus osas ta kehtib, ainult et piirilepingu võiks kuidagi ümber teha või tähendab lepingu ümber teha võib-olla isegi võiks. See on küsimus juristidele, mitte ajaloolastele. Aga kui me tunnistame, et Tartu rahuleping kehtib, siis ta kehtib tingimata täies tükis ja mitte niimoodi, et üks osa sellest võib nagu lihtsalt ära ununeda, seesama piiri küsimus. Sel juhul, kui Tartu rahuleping kehtib loomulikult ka tolleaegne piir. Kõik ütled, et see oleks nagu liidunud, aga kui me oleks selle vastu võidelnud, siis see oleks hiljem. Piketist Välisministeeriumi ees oli meil eelnevalt juba juttu olukorra tausta ja rahvuslaste seisukohti antud küsimuses tutvustab lähemalt rahvuslaste Tallinna klubi esindusisik Tõnu Kalvet. Õhtust piiriküsimus on käärinud ja lagerdunud juba iseseisvumisest alates ja siiamaani pole mingisugust selgust selles suhtes saavutatud. Tere tulemast! Te korraldasite täna meeleavalduse. Kas teil ei tundu, et see rong on tegelikult juba läinud? Ei tundu, sellepärast, et senikaua kui Eesti ei loobu
nendest aladest vabatahtlikult ei ole rong kunagi läinud. Võtame eeskujuks kas või Jaapani, kes nõuab pärast teist maailmasõda temalt ebaseaduslikult ära võetud alasid siiamaani tagasi. Jaapan annab ka endale aru, et jah, ta on väike, tal ei ole jõudu jõuga seda tagasi võtta. Aga ta ei loobu sellest ja ta ootab sobiva hetke ära. Samamoodi ega Eestil ei sügele see asi ju. Ega Eestil ei ole ilmtingimata tarvis neid alasid loovutada. Ei majanduslikult, ei poliitiliselt. Ei ole mingit põhjust. Meile räägiti ju enne NATO-ga või Euroopa Liiduga liitumist, et teate, et see võib saada takistuseks, et ei võeta näiteks Euroopa Liitu sellist riiki, kellel pole piiriga kõik korras. Aga palun väga, Eesti võeti ja samuti võeti Küpros, kuigi on teada, et ka Küprosest märgatav osa on okupeeritud, nimelt Türgi okupatsiooni all. See oli kõik väljamõeldis ettekääne, mis meil tookord räägiti ja samamoodi väljamõeldis ettekääne on see, mida räägib praegu siis Urmas Paeti juhitav Välisministeerium. Ma olen vaadanud seda käiku üsna tähelepanelikult ja käisin need paberid uuesti üle ja tuleb välja niimoodi, et meie kõrgemad poliitikud ei ole selgelt küll väljendanud oma seisukohta, kas siis tegelikult tahetakse neid alasid tagasi, kas jäetakse need Venemaale, säilitatakse status quo, samal ajal räägitakse Tartu rahulepingust, mis on kõige alus, seal on ometi piir ju kirjas. Ja selles mõttes ei olegi võimalik selget pilti saada, mida mitte ainult praegune, vaid ka eelmised valitsused on täpselt soovinud. No ega nad ei saa seda päris täpselt aru isegi ja tuleb arvestada, et nemad ei otsusta, nende eest otsustavad nende võib öelda ülemused, korraldusandjad, antud juhul siis Brüssel. Ja kuna me teame, et Brüsselit on võimalik mõjutada ja Venemaa oma energiarelvaga ja majandushoobadega seda teeb, siis on valem päris lihtne, nimelt ütleme, Kreml mõjutab Brüsseli kaudu Eestit, sest on teada, et kui Kreml teeks seda avalikult, ükski Eesti poliitik ei soostuks sellele alluma ja siis ta oleks juba ette kindlalt poliitiline laip. Raskan ette kujutada, mida Eesti peaks nende aladega praegu peale hakkama, kui esitaks mingisugused territoriaalsed nõudmised, mis on üsna ebatõenäoline, et kunagi esitatakse. Ei, esiteks ebatõenäoline, et esitatakse, vähemalt praeguse Eesti poliitkartelli puhul kindlasti ei esitata. Aga mida saab Eesti teha? Ta saab teha näiteks piiriülest koostööd, sest on olemas Euroopa Liidul ju teatud fondid, mille abil rahastatakse piirialade koostööd ja sel moel saaks järjele aidata need alad, mis on tegelikult õigusjärgsed Eesti Vabariigi alad. Ja sel hetkel, kui tuleb soodus võimalus need tagasi võtta, kui Venemaal näiteks tuleb mõistlik valitsus ja Eestis samuti, siis need alad on juba päris heal järjel ja me ei pea võtma endale kaela suure karja vaeseid, keda Eesti sotsiaalhoolekanne peab üleval pidama. Narva ei tee enam salamust, et isegi kaua ta seda jonni mõtet ajada? Senikaua kui oleme eestlased ja eestlase üks tugevaim iseloomuomadus ongi jonn. Ütleme nii kaua ajame, et kuni asi leiab laiemat kandepinda, sest omal ajal oli ka Hirvepark algul ju üksikute nii-öelda veidrik ettevõtmine, aga pärast me mäletame hästi, kui kaugele asi läks, kui kaugele välja arenes. Niikuinii ajakirjandusel, suurel osal ajakirjandusest on õnnestunud rahvuslasi ju kujutada võib-olla, kui mitte ullikeste, siis veidrikena vähemalt. No seda küll, aga see tuleneb enamasti asja tundmatusest. Loodame, et teie ideed saavad laiemalt tuntuks ja siis inimesed saavad ise otsustada, mis, kuidas ja kunas. Aga meie kohtume teiega taas õige peatselt. Aitäh! Kuskil Venemaale nõudmist, siis ei anta, kui teie lähete restorani, kui teie lihtsalt tummalt istute seal, kelner küsib teie käest, te ikkagi teile praadi ei tooda, samamoodi kui meie ei nõua oma õigust, tähendab oma maad tagasi, siis meile ei anta. Saite aru?